niimoodi, tere. Jälle olen Maila müstilisest maailmast. Nii, vaatame siis, nüüd on järg juulikuus sündinute käes. Mida toob juulikuus sündinutele? Nii, aasta on praegust meil 2026 ja juulikuu. Mida toob juulikuus sündinutele? Nii, teil tuleb küll mingeid uusi tutvusi tuleb, uusi, kes on vallaline, uus kavaler tuleb, uus pruut, kuidas iganes. Ja siis on okei, vaatame kohe, mis siia veel tuleb. Okidoki. Nii. Vot ja huvitav, mis jama on. Okei, las ta olla. Nii, teine lugemine juba, kus kohas tuleb välja kellegi surmateade. Okidoki, vaatame. Teate, te võite täitsa vabalt mulle hiljem kommenteerida siia alla, et kellel on siis, et mulle tundub, et juba teine augustikuus sündinutel vist oli ka, et või oli varem oli, hiljem oli. Ühesõnaga teist korda juba tuleb välja kellegi kaotust, aga see on nüüd perekonnaliinis. Nii et perekonnaga seotud on põhimõtteliselt kõik on vanemad, vanavanemad, tädid, onud. Et selline teema siin. Neid asju alati on üpris selline halb selliseid teateid öelda siin välja. Aga mis tuleb välja, see tuleb ja seda ma pean ütlema. Nii. Hakkame siis nüüd uuesti selle reaga pihta. Siis niimoodi uusi suhteid, uusi ettevõtmisi, süvenete rohkem nendesse uutesse asjadesse, intuitsioon süveneb, tunnetus läheb hästi tugevaks. Siis pere suhtes on küll, näitab siin ilusasti paremat positsiooni, paremat elujärge. Aga jah, et see nüüd on see, et see kokutan kohe selle koha juures, et kellegi kaotusega kuskilt tuleb kellegi surmateade. Ja eks see algul lööb natukene teid rivist välja, aga teie puhul näitab samuti jälle niimoodi, et see tugevdab teie oma pere siseseid suhteid. Nii et ükski halb asi ei ole ilma hea asjata. Nii, vallalistele näitab siin suhtesse minekut ja kes on juba suhtes ja vahepeal on näiteks tuleb küll sutsukene küll tühji jutu, kratsi kadedus tuleb ka suhetesse sisse, aga see on suhteliselt selline, kui on tühi jutt, siis on tühi jutt, et selle peale ei tasu üldse enda energiat panustada. Aga abiellumisi näitab ja kui suhte poole pealt, kes on siis kaua koos elanud ja nüüd arvavad, et nüüd oleks õige aeg pulmas teha, siis jah, on küll, võite täitsa vabalt teha, et vaadake siis, sättige siis alati endale abiellumiseks aeg sellisesse kuuseisu, kus on noorest kuust kuni täiskuuni, et kasvav kuu peab põhimõtteliselt olema abiellumiseks. Sest siis näitab sellist potentsiaali, et kunagi ei tasu teha pulmi kahaneva kuu ajal või veel vähem kadu neljapäeval. Et siis ei jää see suhe üldse kauaks pidama, vaid saab küllalt ruttu läbi. Nii, et siis näitab teile siis õnne armastuses, abielus, raha näitab tulevat, suurem rahasumma. Siis armastuse koha pealt on tõesti niimoodi, et partner on truu partner, keda te saate usaldada, kelle peale te saate loota. Et selline truu ja teil on siis see suhte teema on ka täpselt pikk ja õnnelik abielu ühesõnaga tuleb. Ja võite vabalt üksteisele ennast avada, et ei pea, kuna varem on olnud arvatavasti selle kaardi järgi siin teil sellist suhet või olukorda, kus te olete pidanud väga vaatama, kas
kas julgete kõigest rääkida, kas te julgete usaldada oma partnerit, siis nüüd näitab teile küll, et te saate seda väga ilusasti teha, et on usaldusväärne partner. Et teil on partneriga vedanud. Nii, vaatame edasi. Nõndamoodi teil ka mineviku teemad, ahelad, mingid ahelad olete läbi lõiganud või siis veel natukene tegelete sellega. Igal juhul see mingi teatud ebaõnne teema, mis on siis kunagi teie elus olnud, näitab, et see nüüd saab täielikult lahendatud ja tuleb teie ellu selline positiivne, ilus, õnnelik periood. Jah, mingi see kellegi kaotuse suhtes on küll nii, et mingi teatud takistused võivad teile tulla, aga siis lihtsalt valite teise teekonna. Vaimse arengu suhtes tunnete ennast hästi, olete omal õigel teel, õiges kulgemises ja siis niimoodi. Nõnda, et teen selle ära ruttu lõpuni, oluline telefonikõne tuleb sisse. Nii, et siin tuleb ilusasti sellist kirge, kõiki asja tuleb ilusti üles, kuu läheb teil üpris kiiresti, kõik asjad toimuvad teil kuidagi kiiresti. Aga millegipärast see ei häiri teid üldsegi, järelikult teie jaoks ongi see hea. Siis tunnetes ja igasugustes asjades, mis on raskused, on varem olnud, siis see etapp on lõpetatud ja teie elus on täiesti uus etapp. Nii et nüüd karma asjad on lahendatud ja te saate luua oma elu siis sellise, millise tahate. Nii, vaatame siis järgmised asjad. Nii, see rida näitab siis siin niimoodi, et mingisugusest, paljud teist hakkavad mingisugusest süsteemist läbi murdma. Tekivad väga palju, hästi töökust toob kaasa. Te hakkate tundma sellist asja, et te tahate vabadust, te olete väsinud kõigest sellest kuradi jurast, mis on toimunud selle, ikka ma ütlen süsteemi poolt ja te teete oma mingit valikut niimoodi, et te valite parema elu ja paremad võimalused oma ellu. Et muudate oma saatust, et vanasse võrku te enam ei lähe, nii, muudate saatust, hästi palju töökust, hästi palju toimetust ja perega koos olemist ja näitab, et teie ideed, mis siis teil on tekkinud mingid ideed, et need on väga head ideed ja et neid ideid hakkate ellu viima. Need on tõeliselt head ideed. Ja vaatame, mis siis, ja isegi paljud teist on selliseks teenäitajaks või valgustajateks siis teistele ka sellises nii-öelda siis pimedamas olukorras. Et kasutage raudselt oma neid ideid. Nii, vaatame, mis universumi sõnum teile on. Niimoodi, vabadus, lennake kõrgelt, valige omale vabadus ja need tiivad muidugi väga hästi ka kannavad teid. Nii et maru äge. Soovin teile kõike ilusat suve jätku ja siis kirjutage mulle siia ja võtke ühendust, kui on soovi ja siis vaatame, mis edasi saab. Igal juhul ma olen väga tänulik teile, et olete mul siin olemas ja jälgite mu kanalit, et see annab sellist rõõmu juurde, et ma teha seda asja siin teie rauaga edasi. Nii et aitäh teile. Nii.